Täna tähistatakse Jeesuse apostlite Siimona ja Juudas Tatteuse märtri surmapäeva. Nad kuulusid 12 Jeesuse enda välja poolt valitud kõige lähema õpilase hulka. Kuna Siimon ja Juudas olid väga levinud juudi mehenimed, siis kuulusid Jeesuse õpilaste hulka lisaks neile veel 2 samanimelist apostlit, kes on meile hoopis palju tuntumad. Siimon Peetrus, Kalju, kellele Jeesus ehitas oma kiriku, ja Juudas Iskariot, kes Jeesuse ära andis. Siimon oli Zeloot ehk juudi vabadusvõitleja. Tema nimi seisab apostlite nimistus 11. kohal. Eri evangeeliumite variantide järgi oli Siimon pärit Kaanast. Kaana oli ilmselt päritolupaik, väike linn Iisraeli põhjaaladel. Zeloodid olid aga juudi rühmitus, kes pidas partisanivõitlust Rooma ülemvõimu vastu. Nii nagu kreeka termin zeloot, mis oli lisatud Siimoni nime juurde Luuka evangeeliumis ja apostlite tegude raamatus, osutas see sõna inimesele, kes võitles ennast salgavalt Jumala poolt. Siimon, vahest rohkemgi kui teised juudid, otsis poliitilist juhti, kes aitaks roomlastest jagu saada. Kahtlemata nägi ta Jeesuses seda meest, kes võiks aidata tema poliitilisi eesmärke ellu viia. Kuid nii nagu teisedki jüngrid, oli Siimon alles pärast Jeesuse ristilöömist ja ülestõusmist võimeline parandama oma arusaamist Jeesuse missioonist. Nii muutus ka Siimoni arusaamised ning vägivalla pooldajast sai jutlustaja, kes kuulutas kõikjal, et Jeesus suri kõigi inimeste pattude eest. Mitte selleks, et juhtida vägesid võõramaiste rõhujate vastu. Juudas või Tatteus on aga apostel, keda on sageli peetud Uue Testamendi Juuda kirja autoriks. Aga teda on samastatud ka selle Juudaga, keda on nimetatud Jeesuse vennaks. Seega peaks Tatteus olema Jaakobus õiglane, kes oli Jeruusalemma varakristliku kiriku juht. Juudas Tatteust, võttes arvesse just tema sihikindlust ja kannatlikkust rasketes olukordades, peetakse ka lootusetute üritajate ja paratamatute luuserite kaitsepühakuks. Varakristliku pärimuse järgi tegid need 2 kuulutustööd Armeenias ja Pärsia aladel ning surid seal märtrise urma. On räägitud, et Siimon saeti pooleks ja just sellest lähtuvalt on teda maalikunstis sageli kujutatud ka saag tema käes. Tatteuse atribuudiks on piik või sõjanui. Mõnikord on Tatteust kujutatud hoidmas käes ka hellepardi, sest legendi kohaselt tapeti Tatteus sõjakirvega. Mõnikord on ta käes aga olnud ka papüüruse rull või raamat, mis peaks olema Uue Testamendi tekst. Ka on teda kujutatud tisleri joonlauaga, sest kui ta tõepoolest oli Jeesuse vend, küllap oli siis temagi puusepp. Siimon Zelotese ja Juudas Tatteuse tegudest ja sõnadest pole pühakirjas peaaegu midagi kirjutatud. Nad kuulusid selliste töötegijate hulka, kes teevad oma tööd ja täidavad neile usaldatud ülesandeid ustavalt, vaikselt ja märkamatult. Nad olid töötegijad, kelle nimed ajaloo annaalidesse sageli ei satu, vaid kelle tegemisi märkab Issand Jeesus ise ja tasub neile omal ja õigel ajal. Nende mõlema puhul on antud meile aga eeskuju. Eeskuju hoolt kanda kõige selle eest, mis on meie kätte usaldatud. Olgu selleks siis meie pere, meie lähemad, olgu selleks meie südameusk või seegi, et
vaatamata usu tunnistamise ja teiste eluraskuste saabudes jääksime me truuks ikka Jeesusele Kristusele. Püsigem siis kannatlikult Issandas Jeesuses Kristuses. Kasvagem tema läbi, temaga ja temas. Nendeks, kelleks apostel Paulus kõneleb oma kirjas roomlastele. Me ei anna mitte millekski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, vaid näitame end Jumala abilistena kõiges, suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, pühas vaimus, siiras armastuses, tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes, aus ja häbis, laituse all ja kiituse all, kui eksitajad ja siiski tõe rääkijad, kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surijad ja ennäe, me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik.